Liivia, millised emotsioonid inimese sees tekivad, kui ta kogeb ebaedu? See emotsioonide virvarr on tõenäoliselt väga-väga suur ja see nii-öelda ampluaa on alustades sellest kurbusest, vihast, enese süüdistamiseni või siis ka teiste süüdistamiseni ja sinna vahele jääb väga palju erinevaid tundeid. Süütunne enese ja teiste ees, et ma ei saa hakkama. See on vahel ka kaetud sellise häbitundega, et kuidas nüüd mina ja eriti kui me räägime inimestest, kes on olnud võib-olla varasemalt väga edukatel positsioonidel või kõik see tööelu on siiani läinud neil pigem nii-öelda edukalt, siis nii nende enda sellised sihid või ütleme nii-öelda latt on hästi kõrgele seotud. Nad eeldavad, et ka teistel on nende jaoks latt kõrgele seatud ja tihtilugu see võib ka olla niimoodi, et tulevadki laused, et kuidas nüüd sina ometigi ei saa, et sina ju ometigi oled sellistel ametikohtadel olnud, et kuidas see võimalik on, et sina näiteks uut tööd ei leia. Ehk siis see kõik kasvatab sellist häbi ja süütunnet, aga tõesti ka kurbust, viha, ehk siis see emotsioone on väga palju ja see omakorda teeb selle siis tööotsingutega toimetuleku, võib tekitada keerukaid olukordi, lõpetades sellega, et ma ühel hetkel tekib tunne, et ma enam ei jaksa, ma enam ei taha sellega üleüldse tekkida, ehk siis selline käega löömise tunne ja hoolimata sellest, et võib-olla ei ole töökohta leitud, lihtsalt otsustatakse, et ma enam ei suuda. Kui see tunne tuleb, et aitab küll ja enam ei jaksa, et mis siis kõige õigem oleks, et kas võtta aega maha, mõelda natuke või nii-öelda üle saada sellest ja jätkata kõigest hoolimata ikkagi edasi? Ma arvan, et see võib-olla kõige esimene samm oleks aktsepteerida neid tundeid või öeldagi, et see on okei. Ehk siis töö inimese jaoks on tegelikult väga tugevalt identiteedi osa. Üldjuhul me oleme, meie ühiskond on ikkagi loodud niimoodi, et inimesed üldjuhul ikkagi töötavad. See töö võib olla erinevat laadi, aga töö on kuidagi osa meist ja eriti kui me nüüd räägime inimesest, kes kandideerib, siis tõenäoliselt see ühel või teisel moel on osa temast, on see siis materiaalselt vajalik või ka eneseteostus, mõlemad. Ja siis võib-olla me oleme inimestena seda laadi, et me kipume oma tundeid varjima või ütlema, et nendega ei ole vaja tegeleda. Et esimene mina soovitaks ongi öelda, et see on väga okei, et ma tunnen kõiki neid tundeid. Töökaotus tegelikult, töökaotuse puhul me räägime psühholoogilisel tasandil leinast, ehk siis seal mingis vaates käivadki läbi kõik sellised ka leina protsessiga sarnased protsessid, aga seda võib-olla ei räägita liialt või tundubki see täpselt sama, et saa üle ja mine edasi, et mis sul nüüd viga ole, et küll sa leiad selle, et ära nüüd tegele selle kurvastamisega. Aga tegelikult tulebki need emotsioonid lasta nagu korraks vabaks ja öelda, et olengi maailma peale vihane ja kõik on nõmedad, eelmine tööandja, pere üldse ei toeta ja nii edasi, sest seal on nagu selline, mingil mõttes on selliste need emotsioonide normaliseerimisega kaasneb ka vabastuse tunne ja lihtsalt on oluline võib-olla mitte kinni jääda ka sellesse teise poole, et ma jäängi nendesse emotsioonidesse, aga et lihtsalt ka mitte neid ära peita. Et leida see mingis mõttes tasakaal ja see omakorda tegelikult juba aitab edasi liikuda. Kipub olema nii, et nende tunnete alla surumisega on see natuke nagu see, et kui meil vesipotis keeb ja me kogu aeg seda kaant kinni surume, siis ühel hetkel ta ikkagi keeb üle või siis lihtsalt hakkab seal plahvatama. Et tunded on umbes nagu see keev vesi, et me ei suuda neid lõpuni seal potis kinni hoida ikkagi. Kui nüüd inimene ongi tundnud seda ebaedu näiteks tööotsingutel ja lasebki nii-öelda vee keema ja võtab kaane ära ja laseb sellele emotsioonil olla, et kui kaua võiks seda emotsiooni siis tunda, kui kaua oleks see normaalne, et ei tekiks selline ülemäära lootusetuse tunne, et enam ei tahakski jätkata? Ma arvan, et siin sõltub hästi palju inimesest. Ja mingis mõttes ka sellest võimalusest, sellepärast, et mul on hea oleks öelda, et tavapäraselt nii-öelda leinaprotsess öeldakse, et vähemalt aasta,
kõik aastajad tuleks läbi käia, aga üldjuhul enamikel inimestel ei ole seda võimalust ka materiaalselt võtta tervet aastat vabaks, et tegeleda nii-öelda enese sellise otsingutega või kogu selle protsessiga. Ehk siis seetõttu ma arvan, on see hästi individuaalne. Ja võib-olla siin on selline hea mõte, et iseendale terapeut olla ei saa ja iseenda nõustaja ühel ega teisel moel ka. Ma suudan küll mingisugused asjad läbi mõelda, aga kui ma olen sellisel rajal hetkel, et ma pean leidma uusi võimalusi oma karjääris ja täna olen sellel teel, et ma olen kogenud juba ka mingit ebaedu, siis ma väga julgustaks inimesi pöörduma karjäärinõustaja poole. Ehk siis rääkima läbi teise inimesega, mis on täna need minu võimalused, mida ma juba olen teinud, aga võib-olla ka karjäärinõustaja ütleb vahelt, aga miks sa seda ei ole proovinud või et kas sa selle peale oled mõelnud. Ehk siis me kipume olema oma harjumuste orjad heas mõttes, aga võib-olla ka alati mitte. Ehk siis me teeme asju nii, nagu me oleme harjunud neid tegema ja me võib-olla ei näe neid muid võimalusi. Ehk siis meil tundubki, et see ebaedu, mis meid praegu on saatnud, et muud moodi ei ole võimalik. Et ma teengi nii, muud moodi teha ei ole võimalik, mul ei olegi võimalik õnnestuda, aga võib-olla ma ei tea, et on veel variante. Kui ma nüüd kas siis karjäärinõustaja abiga või oma lähedase abiga olen sellest olukorrast üle saanud ja olen võtnud ikkagi otsuse, et ma ikkagi kandideerin uuesti ja proovin ja samas kukles käib selline väike tiksumine, et aga mis siis, kui järgmine kord jälle ei õnnestu. Et kas saab midagi teha selleks, et selleks valmis olla või lihtsalt nii, kui tuleb see ebaõnnestumine, siis lihtsalt nii on ja lähed jällegi nii-öelda vooluga kaasa? Jah, tõenäoliselt see oleks ju hea öelda, et jah, lähme ikka edasi ja tuleb nii-öelda nagu ühes vanas Eesti multikas ikka edasi, mitte sammukestki tagasi. Ei ole see tänapäeva elus nii lihtne ikkagi. Ja võib-olla see mõned nipid on see, et ära kaardistada enda jaoks või püüda aru saada, et mis oli see, miks mul need eelmised korrad ebaõnnestusid. Kui tegemist on kandideerimisega, siis tegelikult see tähendab ju seda, et meil on vastas üldjuhul olnud mingi ettevõtte, selle ettevõtte värbaja, personalitöötaja ja ma väga julgustan küsima tagasisidet, et mis see oli, miks ma täna ikkagi nüüd siit mingist siis sammust edasi enam ei pääsenud. Mida kaugemale on selles protsessis jõutud, seda rohkem oskab tegelikult värbaja anda tagasisidet. Ehk siis kui ei ole saadud CV nii-öelda sellest voorust edasi, ehk siis ainult on saadetud kandideerimisdokumendid, siis võib-olla saabki värbaja öelda, et me otsisime teistsuguste oskuste, hariduse, profiiliga inimest, aga kui sealt on juba mingid järgmised sammud tehtud, siis on juba sealt juba rohkem ka infot tuleb, et mis need on. Ja need on need kohad, kus siis võtta ka see koht, et kas on mingid kohad, mida ma saan muuta. Näiteks kui mulle öeldakse, et meil on ikkagi sellel ametikohal vaja kindlasti, et oleks inimesel juhiload. Ehk siis me anname ametiauto ja on vaja, et ikkagi vajadusel siis kuskil Eesti piires liikuda, aga sinna ühistransport ei liigu. Siis see on midagi, millega põhimõtteliselt on võimalik tegeleda. Ehk siis ma saan mõelda, et kas ma äkki olen valmis endale juhilood tegema. Järgmisel juba konkursil saan ma öelda, et ma olen juba näiteks autokooli läinud, juba tegelen sellega. Või on see midagi, mille puhul ma ütlen, et mul ei ole sellega mitte midagi teha. Ehk siis see sama juhilubade näide, et kui ma olen otsustanud, et ei, et mina ei suuda, ei taha neid teha, siis see on midagi, millega ma ütlen, et jah, et siis see tähendab, et need konkursid minu jaoks ei sobigi. Ehk siis võib-olla panna enda jaoks ka see paika, et mis on see kohad, püüda aru saada. Mis on need asjad, millega ma saan tegeleda ja millega mitte. Ja siis võtta need ette, millega saab. Seepärast nende teistega ei ole midagi teha. Kui nüüd ollagi siis järgmise töövestluse ukse taga ja järsku tunda seda emotsionaalset jälle pinget, et issand, et ma nagu olen kõik teinud, aga äkki ikkagi lähed. Et kas sul on mõni soovitus, et mida sellises olukorras teha, et kiiresti oma see emotsionaalne pinge saada võimalikult madalaks, et ikkagi tööintervjuul võimalikult hästi olla ja esindada iseennast?
Jaa, ma arvan, et võib-olla selline kõige esimene nipp on, kui see on juba tõesti juba seal päris vestlusukse taga, siis võtta hetk, hingata hästi sügavalt sisse ja välja, anda kehale natuke sellist õhku juurde ühtepidi, aga et see ka välja tuleks. Veeklaas ka vestlusel, et need on mingid väiksed nipid ja kui see närv tuleb sisse, see kipub tulema. Enamik meist ikkagi töövestlus, isegi kui me oleme nendel käinud 10-20 korda, võib-olla isegi kui see töövestlus ei ole mu jaoks nii-öelda eluliselt määrav tähtsus, siis seal ikkagi on teatav selline närvipinge, sellepärast, et inimene, kes vestlusele tuleb, teda ju kaudselt ikkagi hinnataks. Ta tuleks nagu eksamile. Ehk siis me satume tagasi nii-öelda koolipinki ja ükskõik kui tore värbaja teisel pool on, see närv ikkagi tuleb sisse. Ehk siis need on asjad, millele tasuks tegelikult mõelda juba ennem mitte seal vestlusukse taga enam, vaid ennem seda. Ja on erinevaid nii-öelda närvi rahustamise variante, nagu ma ütlesin juba seesama korraks sisse-välja hingamine või veeklaas. On inimesi, keda rahustab, et tal on lihtsalt mingi asi nii-öelda käes. On väga okei ju minna vestlusele märkmik käes või kirjutusvahend ja teha endale märkmeid. Ehk siis, kui me saame päriselt millestki nii-öelda nagu kinni hoida, see annab meie kehale tunnetuse, et meil on nii-öelda maapind ja kuskilt me hoiame kinni ja see lihtsalt ajule annab signaali natukene nagu rahunemiseks. Ja kui vastas on värbaja, kelle puhul on näha, et kuidagi see suhtlus toimib, siis miks mitte ka öelda, et minu jaoks on see väga oluline vestlus, et ma tunnen, et mul natukene on hetkel see emotsioon kuidagi üleval või natukene närvi juures. Ma tõesti usun, et meil on väga palju häid värbajaid, kelle jaoks see pigem on positiivne näitaja, sellepärast, et kui üldse närvi ei tuleks sisse, ehk siis me lähme nii, et mul on täiesti ükskõik, mis seal juhtub, siis pigem ütlen mina selle peale, et siis tõenäoliselt ei ole see koht, kuhu kohutavalt minna tahaks. Ehk siis see närvipinge annab aimu mulle sellest, et kui oluline see minu jaoks on. Aitäh sulle, Liivi!